Tere tulemast Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamisele. Eesti noortel Rootsis on suur au avada tänane suursündmus ja öelda ka lõppsõna. Sellel aastal on Vabariigi aastapäeva tähistamine pisut teistmoodi, nimelt oma kodudest. Sellegi poolest oleme rõõmsad, et kontsertaktus siiski toimub ja et me saame teile esitleda huvitavat ja sisurõhkast programmi. Varmt välkomna till årets firande av Estlands självständighetsdag. För 103 år sedan blev landet en egen nation. Och i år firar vi detta på ett lite annorlunda sätt, nämligen i våra hem. Detta möjliggör dock en ännu bredare variation av framträdandena, eftersom bidrag från hela Sverige har skickats in. Dessutom är det möjligt att följa sändningen från både hela Sverige, Estland eller var som helst i världen, till skillnad från tidigare år. Virtuaalne tähistamine annab suurepärase võimaluse saada osa pidupäevast üle terve Rootsimaa, aga ka Eestist, Kanadast ja mujalt maailma nurgast. Nüüd on aeg alustada. Nii nagu juba Eesti Vabariigi 45. aastapäeval Stockholmi kontserdimaja suures saalis alustame ka täna kontserdit Rootsi hymniga. Vi i Sverigegästernas ungdomsförbund har äran att få dra igång dagens innehållsrika och mångsidiga program. Inledningsvis ska vi få höra Sveriges nationalsång, precis som enligt tradition. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina hängder gröna. Din sol, din himmel, dina hängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dagar, då härat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Head kaasmaalased, head vaatajad teisel pool ekraane, kes kodus, kes millegipärast tööl, kes seltskonnas, kes üksi meiega seda eetrit jagamas. Jälle on möödumas aasta ja Eesti Vabariik on saamas aasta vanemaks, aastaga kogenumaks. Kokku 103 aastat siis juba turjal. See on päev, millal peaksime me kõik rõõmu tundma, aga ka tehtud ja saavutatud vaagima ning selle alusel vist ka tulevikku vaatama. Eelmisel aastal, kui teie Stockholmi Eesti majas esinesin, siis ei osanud aimata, mis meid 3 nädala pärast ootab. Märgid olid küll õhus, kuid mis mastaabi viiruse levik ja mõju võtab, ei tihanud vist keegi ennustada. Paljugi siis mina. Aasta on olnud tõesti keeruline, sest asjad, mis varem tundusid loomulikena ja tavapärastena, vajavad nüüd tihtilugu suuremat plaanimist ning ettevalmistamist. Liikumised Eesti ja Rootsi vahel pole enam nii lihtsad, kui nad veel aasta tagasi olid. Paljud, kes varem siit Eestis käisid, pole selle aasta jooksul kodumaale saanudki.
Eks sama on juhtunud ka vastupidisel suunal. Õnneks on meil olemas aga vahendid, mille kaasabil saame sõpru tuttavaid näha või tööasju ajada. Ja seda mitte enam ainult häälkontakti abil, vaid ka silmside kaudu. Eks nende võimaluste tekitamises, mis terves maailmas nüüdseks kasutusel on meiegi kaasmaalastel olnud näpud sees. Kuid see on tegelikult väikene lohutus. Kõik me ootame tagasi aegu, kus saaks vabalt reisida, maailma avastada, tuttavaid ja sugulasi külastada, nii siis kui vaja või ka siis, kui lihtsalt süda seda soovib. Lootust küll on. Vaktsiini mõjud annavad loodetavalt pigem kiiremini kui aeglasemalt tulemuse ja normaalsus küll mõne uue vinjetiga taastub õige pea. Aastal 2021 on paslik meeles pidada mõningaid teisigi tähtpäevi, mis nulliga lõppeva verstapostiga on tähistatud. 20. augustil möödub 30 aastat päevast, kui Eesti taasiseseisvus ja uuesti oma rippumatuse kehtestas. 5. veebruaril, paar nädalat tagasi, sai aga 100 aastat päevast, millal Rootsi kuningriik tunnustas Eesti Vabariiki de jure. See on olnud meile mõlemile pikk teekond ja sellel on vahel olnud nii auke kui muhke, kuid oleme seda teed suuresti koosmeeles ja teineteist erineval moel toetades läbinud. Siin meenutaks 2 seika, mis on meie taasiseseisvumise saagas päris olulised. Rootsi kuningriik oli esimene, kes pärast 20. augusti taasiseseisvumise otsust Eestis oma suursaatkonna avas. See toimus ainult nädalapäevad hiljem, 29. augustil 1991. See oli võimalik suuresti tänu inimestevahelistele suhetele, mis olid tasapisi aastate vältel hoolimata raudsest eesriidest tekkinud ja mis laulva revolutsiooni aastail võimendusid ning mõneti ka Rootsi riigi poliitikat kujundama ja suunama hakkasid. Avalikkuses kulmineerus see aga Norrmalmstori esmaspäeva kohtingutega, kus 1991. aasta märtsist kuni septembrini igal nädalal Balti riikidele vabadust nõuti, kus ühinesid lätlaste, rootslaste, leedulaste ja eestlaste unistused ning eesmärgid jõuliseks poliitiliseks sõnumiks. Seegi sündmus tähistab tänavu juubelit. 4 päeva pärast on Eesti Vabariigi sünnipäev. Oleme vabad, seda nii riigina kui ka inimestena. Vabad otsustama ja tegutsema. Selle vabadusega, selle iseseisvusega kaasneb muidugi ka vastutus. Riik ei vaja ainult hoidmist, vaid ka edendamist ja arendamist, et see rahvale kaitset pakuks ja kasu tooks. Viimase 30 aasta jooksul oleme päris palju saavutanud. Meie riiklikud institutsioonid on aasta-aastalt üha tõhusamalt tegutsemas. Meie kodanikuühiskond ja vabakond on aktiivne ning tegusam kui kunagi varem. Meie põhiväärtused üha tugevamalt kinnistumas. Samas tunnetame, et on asju, kus me elame tulevikule võlgu ja peaksime end rohkem kontrollima või mõistlikumaid lahendusi leidma. Eks mure ole Eesti metsa pärast. Mure töökohtade ja nende säilimise pärast. Mure, et pandeemia võimalikult väheste kaotustega mööduks. Mure, et Eesti ühiskond oleks sidus, kaasav ja salliv. Aga kui poleks muret, siis oleks ju tegelikult igav. Siis poleks mingit edasiminekut. Kindlasti pakuvad tegelikult aastasajad, mis meil ees, meile palju võimalusi. Üha rohkem räägime digi- ja rohepöördest, üha rohkem tunneme muret maa tuleviku pärast, üha rohkem poeb meie ellu tehisintellekt, mis meil paljude asjadega lihtsama vaevaga hakkama aitab saada. Eestlastel on kindlasti nende probleemide lahendamisele oma panus anda. Seda oleme näidanud oma eduka ja maailmas kuulsust kogunud e-riigiga. Nii lubab mõtelda ka tõsiasi, et Eestil on oma rahvaarvu kohta maailmas kõige rohkem ükssarvikuid, modernseid iduettevõtteid, mille väärtus tõusnud üle $1 miljardi. Tähendab, et teadmisi on, suhtlemisvalmidust on, pealehakkamist on
Saavutusvajadust on. See kõik loob hea aluse ja annab tegelikult lootust tulevikuks. Kuid selle hea uue ilmavalguses ei tohi me lasta unustuse hõlma seda, mis meid endid eripäraseks teeb, mis meid tegelikult koos hoiab ja rasketel aegadel koonduda aitab. See on eestlaseks olemine. See on end eestlasena tundmine. See on identiteet, mis on aastatuhandete jooksul küpsenud ja meid tänasesse päeva välja kandnud. Mis see eestlaseks olemine täpsemalt on, seda on tegelikult ühte lausesse raske kokku võtta. See on eesti keel, see on eesti meel, see on jonn ja hirmus töötahe. See on soov olla samaväärne suurtega, aga tahe samas jääda väikeseks. See on kevade, see on rõõmulaul, see on elutuli ja nipernaadi, see on Munamägi ja Pakripank, see on Erm ja Kumu, see on ka Eesti majad siin Rootsis. Tervik koosneb pisikestest tükkidest, mis meie retseptoreid puudutavad ja eestluseks elektrilöögi annavad. Neid tükke tulebki hoida, mäletada ja tunnetada. Mõned päevad tagasi, kui lehitsesin ühte professor Jüri Uluotsa esseede kogumikku, leidsin artikli, mille tulevane peaminister kirjutas Eesti Vabariigi 3. aastapäeval, tähendab 100 aastat tagasi, kui oli möödunud veidi üle aasta Eesti Vabariigi esimesest de jure tunnustamisest Tartu rahuga. Selle artikli Eesti lahkumine Vene riigist lõpetas ta mõttega, millega tahaks siin lõpetuseks ette kanda. Tsiteerin. Nüüd tagasi vaadates peab kõiki neid pingutusi siiski õnnelikeks pidama. Mööda mitmeid verstaposte on jõutud tähtsaima jaama juurde oma eluteel. Aga ärgu jäägu Eesti rahvas sinna peatuma. Elu ei salli peatumist. Peab ikka rühkima edasi veel suuremate ja laiemate jaamade juurde. Olgu Eesti rahval selleks julgust, mõistust, püsivust ja isamaalist meelt nagu senini. Tagajärjed ei jää siis tulemata ei eneste ega teiste poolt. Ning nagu juba eelmiselgi aastal ma teile, kallid kaasmaalased, sedastasin, kordan ka sel aastal. Nii kaua, kui Eestis saab vabalt mõtelda, vabalt mõtteid avaldada, vabalt tegutseda, vabalt olla ja elada, pole muret. Kuni suudame rääkida ilusas eesti keeles ja säilitada avatud ja lahket meelt, ei võta meid ei ussi ega püssirohi. Head vabariigi aastapäeva! Olge tublid, püsige terved, elagu Eesti! Juba varsakaabi kraavi külje lõitse, õrnu hiire kõrvu imitsemas puust. Tassa ooras põllul kevad tuuli õtsub, hiiling kesa kündjal saasib ruuget juust. Juba räästa puuris paljaid poegis juutsub, mööda karja koplit kargab uute paar. Miski kanakudi nurgas luksub, vahest taeva tõmmat värske vikerkaar. Miski kanakudi nurgas luksub, vahest taeva tõmmat värske vikerkaar.
Varsti kägu kukub tare taga tammel. Valge siire lõitseb kambri akna all. Nõnda suvi tuleb tasa pehmel sammel. Läheks väravasse joostes vastu tal. Tahaks kodus olla siis, kui suvi tuleb. Siis, kui põllul nurmel ärkab minehoos. Siis, kui uudismaadel küttis tuuli põleb. Tahaks koju minna kevadega koos. Siis, kui uudismaadel küttis tuuli põleb. Tahaks koju minna kevadega koos. Aitäh, härra suursaadik ja Oskar! Nüüd ootab meid ees unikaalne kontsert etteastetega Rootsi erinevatelt paikadelt. Teil kui vaatajal on võimalus lisada kommentaariumisse tervitus ja kirjutage kindlasti, mis linnast te meid vaatate. Tehke ka pilti sellest, kuidas te kontserdilt naudite ning lisage pilt Facebooki või Instagrami, kasutades hashtagi EV103 Rootsi. Kõigepealt tervitavad teid eestlased Lõuna-Rootsist. Sättige ennast mugavalt ekraanide ette. Kultuuriprogramm kestab umbes tund aega. Ett stort tack till ambassadören och Oskar Sälefalk. Nu har ni en unik och spännande konsert framför er med framträdanden från hela Sverige. Som tittare har ni alla möjlighet att lägga till en hälsning i kommentarsfältet och nämn gärna varifrån ni tittar. Fota även hur just ni njuter av konserten och lägg upp bilden på antingen Facebook eller Instagram med hashtaggen EV103 Rootsi. Först är det dags för en hälsning från södra Sverige. Sätt dig nu bekvämt framför skärmarna. Konserten varar i lite mer än 1 timme.
armas sao tähekene, võta minna hindale, saas mu kihe kinmäes ja hoomat jaksas. Kuukene, kullakene, armas sao tähekene, võta minna hindale, saas mu kihe kinmäes ja hoomat jaksas. Kui siin pilve piirid alla vaatan, üle õitsma Eestimaa. Rõõmulaule siis maailma saadan, ja mikse häälega. Rõõmulaule siis maailma saadan, ja mikse häälega. Ja mikse häälega, siin on ilus elada, siin on ilus elada. Kullalaine valendavad väljad, järved hõbeavad. Kaugel kõrged kuusemetsad haljad, kõue kombel kohavad. Kaugel kõrged kuusemetsad haljad, kõue kombel kohavad. Kõue kombel kohavad, siin on ilus elada, siin on ilus elada. Naon õlval julgel jooksul jõgi, juhas paisub rinnakul. Taeva äänel mürab merelagi, kostab lainte korilaul. Taeva äänel mürab merelagi, kostab lainte korilaul. Kostab lainte korilaul, siin on ilus elada, siin on ilus elada. Siin on emmel suurem sugueland, rõõmsam rahvas häälitsend. Siin on võidu lauluviisid kõlanud, kanged mehed helitsend. Siin on võidu lauluviisid kõlanud, kanged mehed helitsend. Kanged naised helitsend, siin on ilus elada, siin on ilus elada. Mis maa see on, siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukasud. Kõik siin rahvast täist on imeväge ja kummalised nende laululood. Minu Eestimaa püsib minus, ta põldude ristiku lõhn. Minu Eestimaa püsib minus, ta keel ja kodune õhk. Minu Eestimaa püsib minus, ta kutset ma eneses kuulen. Minu Eestimaa püsib minus ja kestab mu kasinas luules. Mis maa see on, kord öösel ära päeva, siis jälle päev.
Eestimaa püsib minus, ta põldude ristiku lõhn. Minu Eestimaa püsib minus, ta keel ja kodune õhk. Minu Eestimaa püsib minus, ta kutset ma eneses kuulen. Minu Eestimaa püsib minus ja kestab kasinas luules. mis maa see on, siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukad sood, kuid siine rahvas täist on imevägev ja kummalised nende laululood. Selle laulupõimikuga tervitame teid kõiki Göteborgist ja tähistame koos teiega Eesti Vabariigi 103. sünniaastapäeva. Lugupeetud eestlased üle maailma. Täna on maailmas 193 iseseisvat riiki. Eesti kuulub juba 103 aastat nende loetud riikide hulka. Selle üle võime uhked olla ja seda iga aasta pidulikult tähistada. Täna on ka meil endil põhjust küsida, mis meid Eestiga seob. Mis on see, mis paneb meid tundma, et oleme eestlased? Seda küsimust endale esitades leidsin, et mind seovad Eestiga 2 olulist asja. Eesti keel ja kodumaa igatsus. Igal aastal ootan kooli lõppu. Muidugi on tore, kui kool lõpuks läbi saab, aga mida ma kõige rohkem ootan, on see, mis pärast seda juhtub. Reis Eestisse. Kohe pärast lõpetamist sõidame perega Tallinkiga Eestisse, kus veedame 2 imelist kuud. Nädalad lendavad mööda kui linnutiivul, sest mul on vabadus teha ükskõik mida Eesti kaunil maastikul. Käime tihti sõpradega rattaga sõitmas ning sporti tegemas. Aga kahjuks on igal heal asjal kunagi ka lõpp. Mida lähemale jõuab tagasisõidupäev, seda nukramaks muutub mu meel. Tagasisõiduks asju pakkides mõtlen juba järgmise suve peale ning olen kurb, sest tunnen, nagu oleksin minemas pikale reisile kodust eemale. Isegi kui kogu pere sõidab tagasi koos kogu elamisega, tunnen, et midagi jääb maha. Ja need kindlasti ei ole päikseprillid. Suve lõpus pean ma tagasi Rootsi tulema. Aga miks? Selle loo põhjuseks on see, et Eesti on veel noor ja arenev riik. Nõukogude Liidu pikk okupatsioon, mis kestis tervelt 50 aastat, on meie riigi arengut aeglustanud. Sellepärast koliski minu pere, nagu paljud teisedki pered, Rootsi paremate ja huvitavamate tööpakkumiste tõttu. Nõukogude Liidu okupatsioon ei takistanud ainult meie riigi arengut, vaid halvas ka eesti keele kasutamist. Eesti keel oli see halvem keel. Võib oletada, et kui 24. veebruaril aastal 1918 ei oleks kuulutatud Eesti esimest iseseisvust, peaksin ma praegu teile kõnet mingis teises keeles. Keele säilimiseks on väga oluline iseseisev riik. Esimest korda iseseisvaks saamine andis eestlastele hiljem lootust ja jaksu võidelda taas iseseisvumise eest. Koos Eesti iseseisvumisega kindlustati eesti keele säilimine, sest siis hakkasid eestlased taas oma emakeelt rääkima, jättes vene keele tagaplaanile. Aga kuidas seob keel mind Eestiga? Iga päev teen asju, mida teevad kõik teised minu vanused. Käin koolis, õpin, teen trenni, mängin arvutiga, kaklen vennaga.
Need täiesti tavalised tegevused ei erista mind kuidagi teistest ega seo mind kuidagi Eestiga. Mind seob see, et ma ei ütle hommikul ärgates good morning või good morron, vaid puhtas eesti keeles tere hommikust. Nagu oleksin ma omas kodus Eestis. Head kuulajad, te võiksite ka endalt küsida, mis just teid Eestiga seob ning mida Eesti Vabariik teie jaoks tähendab. Kas Eesti vabaks saamine tähendab ka teie jaoks kodumaa igatsust ning eesti keelt ja selle säilimist? Või hoopis midagi muud? Vastuseid on palju. Omalt poolt soovin teile head Eesti Vabariigi aastapäeva. Aitäh! Õhtupealt on ilus laulda kaskel. Õhtupealt on ilus laulda kaskel. Kaste pealt on kaunis laulda kaskel. Kaste pealt on kaunis laulda kaskel. Kui Stockholmi Eesti kool sai eelmisel aastal 75-aastaseks, siis pühapäeviti Stockholmi Eesti majas tegutsev Stockholmi Eesti huvikool saab sellel aastal 15-aastaseks. See ei ole ju pikk aeg, aga siiski. Tore on see meie huvikooli puhul, et meil on lapsed erinevates vanustes ja nooremad õpivad suuremate käest ja suuremad õpetavad nooremaid. Ja kogu eesti keele õppimine käib läbi lõbusa mängu. Draamastuudios, Mudilasringis, beebikoolis. Tere tulemast! Mis värvi on kodu? Olivia Saar. Mu kodu on kodumaa värvi. Valgete kaskede, meeles pealillede, punase pihlaka värvi. Mu kodu on kodumaa värvi, kollaste põldude, vaarika marjade, lumiste luhtade värvi. Mu kodu on kodumaa värvi, kõigita paljude laste rõõmsade silmade värvi. Ma lillesideme võtaks, Juhan Liiv. Ma lillesideme võtaks, sind köidaks sellega ühte, õnnetu Eestimaa. Ma taeva sina võtaks päikese särava, võtaks eha, võtaks koidu, sind köidaks sellega. Ja armastuse ma võtaks truuduse, aususe ka ja köidaks sellega ühte, sind kallis kodumaa. Ja veresidame võtaks venna südamemaa ja köidaks sellega ühte, sind õnnetu Eestimaa. Leivalõhnaline Olivia Saar. Leivalõhnas on viljaväljad, suve soojus ja sügispäev. Leivalõhnas on tuulte tujud, mulla rõskus ja kärmed käed. Leivalõhnas on kodurajad, lapseaigad õueteed. Leivalõhnas on kauged kajad, vaiksed vaevad ja silmaveed.
Tere tulemast Gotlandile. Saadame teile siit sünnipäeva tervitusi Gotlandi eestlaste ja aukonsulaadi poolt. Sel aastal veidi teistmoodi kui tavaliselt. Elagu Eesti Vabariik 103 aastat! Eelmisel aastal tegime selle pildi peale koosviibimist tervitusjoogi ja suupistetega. Elagu Eesti! Elagu Eesti Vabariik! Elagu! Tere tulemast Eesti konsulaadi Norrköpingusse. Mina olen Mikael Pääbo ja Eesti Vabariigi aukonsul Norrköpingus, Östergötlandis, Rootsis. Täna on Eesti Vabariigi aastapäev. Siin konsulaadis oleks tavaliselt olnud külalisi, pidu ja korralikult kohupiimakooki ja Eesti pirukaid. Aga kahjuks koroonapandeemia on meie tähistamist sellel aastal pigistanud. Aga Eesti lipp on ikka üleval. Meil on hea. Ja meil on väga hea siin täna teid tervitada. Ja loodame, et see aasta läheb kiiresti, tugevalt ja korralikult pandeemia lõpuni. Eestis ja Rootsis oleme edanud ja elame. Tänan väga ja palju terviseid Eesti konsulaadist Norrköpingust. Alates 1962. aastast annab Rootsi Eestlaste Liit igal aastal välja kultuuriauhinna. Sel aastal kultuuriauhinna komisjon koosseisus Enel Melberg, Peeter Pütsepp, Aili Salve, Jaan Sein ja Maarja Talgre on otsustanud määrata kultuuriauhinna laureaadiks filosoofiakandidaat, kunstiajaloolane, kirjamees ja kultuuriatašee Hans Lepp. Hans Lepp on täna meiega siin, ta elab Stockholmis ja on oma pika töökarjääri jooksul töötanud mitmetel kohtadel, kus tema ülesandeks on olnud luua kontakte Eesti ja Rootsi vahel. Ta on ka kirjutanud terve rida artikleid ja raamatuid Rootsit ja Eestit puudutavatel kultuuriloolistel ja ajaloolistel teemadel. Meil on väga hea meel, et Hans Lepp on täna siin meiega koos ja et me saame sind õnnitleda kultuuriauhinna puhul ja et me saame anda sulle üle auadressi, kus on ka sees komisjoni motivatsioon. Ja kultuuriauhind 10 000 Rootsi krooni kantakse üle sinu pangaarvele. Palun. Suur tänu. Oi, aitäh. Väga armas. Koroona tervitus. Ja. Suur tänu. Ma olen väga tänulik ja õnnelik ja see on mulle suur au. Suur tänu teile. Ja nüüd paar küsimust Hans Leppale. Ole hea, räägi natukene oma tagapõhjast ja miks Eesti sulle tähtis on? Oi, jaa. Ma võin üle, ma olin Rootsis sündinud ja kasvanud. Papa oli Eestist pärit, aga ema oli rootslanna. No sellepärast, et ma kasvasin Orstas, seal oli palju eestlasi, aga eesti keelt me üldse ei rääginud kodus. Minu isa oli ju Vormsi saarel kasvanud ja seal ta oskas juba sellest ajast oskas natukene rootsi keelt rääkida. Kodukeel oli rootsi keelt ja ma olin alles 24 aastat vana, kui ma hakkasin eesti keelt õppima. Ma sõitsin Eesti ja see oli ju nagu minu isamaa, mitte kodumaa, vaid see oli mu isamaa.
Ja midagi juhtus, et ma hakkasin oma juured otsima ja ma saatsin rohkem kontakti saada Eesti sugulastega ja niiviisi kasvas tasapisi seda suurt huvi Eesti vastu. Väga huvitav töö on sul olnud Rootsi kultuuriatašeena Tallinnas. Just, täpselt. Millal see oli ja kuidas sa iseloomustaksid seda tööd? See oli 91. aastal, ma sõitsin sinna, see oli ikka Nõukogude ajal. Rootsi välisministeerium oli otsustanud, et nad panevad kultuuriatašee Nõukogude Eestis. See oli lubatud Moskva poolt. Ja ma tulin Tallinna 24. jaanuaril 1991. aastal. Ja siis ma olin seal kogu aeg, kui kõik see muutusid, kui Eesti muutus nii palju. Ja see Butši päev oli ka Tallinnas. Ma ärkasin ise sellel esmaspäeval hommikul. Oli väga õnnetu, kui ma kuulsin uudised, aga ma jäin Tallinna kogu aeg. Ja siis augusti lõpul kõik oli ju korras võime öelda. Eesti oli saanud tagasi oma iseseisvust ja mu perekond tuli. Ja elasime koos 3 aastat Eestis. Suur tänu, Hans Lepp. Me teeme sinuga intervjuu, kus sa räägid natuke pikemalt oma elust ja tegevusest. Ja see on üks intervjuu, millest tehakse film, mis tuleb avaldamisele Relli portaalis ja artiklina ajakirjas Rahvuslik kontakt. Siis on meil võimalust õppida Hans Leppa rohkemgi tundma. Nüüd aga täname sind, et sa oled meiega koos siin Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamast ja soovime veel kord palju õnne kultuuriauhinna. Aitäh, suur tänu. Kõige tähtsam inimestel pole paksusega pikkus, kõige tähtsam elu kestel, kõigi jaoks on inimlikkus. Kui kord inimene oled, siis ka mõtle oma peaga ja kui teiste sekka tuled, püüa tulla ikka heaga. Olgu karvane või kilas, olgu must või valge selg, kilas pea on karm, kuid siiras, karvalõug on hingeldel. Olgu põsed pruunid valged, küllap ise aru saad, kauniks muutuvad su palged, siis kui siiralt naeratad. Veidi erinevaks loodi naiste ja ka meeste rahvad, igaüks on isemoodi, aga see just ongi vahva. Mõnel küll on turristuri, kui on miskit vastu karva, aga läbiniste kuri on vistidi haruharva. Olgu karvane või kilas, olgu must või valge selg, kilas pea on karm, kuid siiras, karvalõug on hingeldel. Paksus, pikkus, vaesus, rikkus, ajaga võib muutuda. Tähtsaim on, et
toiduainetel Arno Vihalem. Eesti leib ja Eesti süda, kes neid suudaks lahuta. Kas saab teha Eesti leiba ilma Eesti jahuta? Ütle mulle Eesti pagar Rootsimaal. Jah, saab teha küll, kui ainult leivajuur on olemas. Leivajuur ja haputaigen käib ka Rootsi jahuga. Ma nüüd tutvustan sulle meie noorteorganisatsiooni. Me asutasime ENR-i 9. juunil 2019 Stockholmis ja meie eesmärk on ühendada ja esindada Rootsis elavaid Eesti noori vanuses 14–26. Soovime luua ja arendada kontakte Eesti noortega terves Rootsis ja välismaal ning ka Eestis. Aga oota! Ärme unusta seda, et meil on siis Stockholmi Eesti majas päris oma noortetuba, kus me iga nädal saame kokku, et oma tegevust planeerida. Ja ka teil on võimalus siia tulla, et meiega kokku saada.
Täpsemaid aegu leiate meie Instagramis Eesti Noored Rootsis, kus saate ka meiega kontakti võtta. Angeelika, ära unusta seda, et meil on ju õpituba, kus me koos õpime nii eesti keelt, kuigi ka muid erinevaid kodutöid. Aga see on ju loogiline, et sa kogu aeg ei viitsi õppida. Nii et vahepeal me lihtsalt chillime nagu iga teine noor. Joome kohvi, räägime, kuidas koolipäev läks ja teeme seda, mis on iga noore inimese jaoks tavaline. Te kõik olete oodatud. Aga Remi, ära unusta, et me osalesime Estor. Me oleme ka korraldanud erinevaid filmiõhtuid ja üritusi. Mulle meeldis eriti noortepäev Veskjärvel. Meil on nii palju veel plaanis korraldada üle Rootsi ja ka välismaal. Martin, see tundus ikka päris tore. Tundus jah. Lähme järgmine nädal jälle. Miks mitte? Lähme. Ümin Eestile, Kristiina Ehin. Vabadus on haruldane kala, mida võrguga ei võta, noodaga ei nopi. Ja kui saatkede õnnekombel õnge otsa, pole ta enam see haruldane vabadus. Siis on ta kinni püütu, siis on ta vang. Kuidas meil on korda läinud oma vabadus kätte saada? Võib-olla ainult nii, et me pole olnud püüdjad ega varitsejad, vaid kõik miljonikesi koos ise haruldast vabaduse liiki. Priid, pelglikud süvaveelukad, pärit pimedatest, puhastest põhjaveekihtidest. Täna paneb veebruar vara kevade tuuled ulguma. Täna ömiseb jäätunud maa. Vaata seda siinset inimhõimu aasta külmimal kuul, Põhjamaa tähtaeva all tähistavad nad oma püüdmatuse päeva. Prii ja pisut pelglik tõug rahvaste ookeanis, pärit pimedatest, puhastest põhjaveekihtidest.
tervitame kõiki eestlasi, eestlaste sõpru, eestimaalasi ja muidugi meie armsaid lähedasi siit põhjapoolsest Rootsist Umeåst ning ühineme õnnitlustega. Ei ole vast eestlast, kelle mõtted ja head soovid poleks suunatud Eestimaale 24. veebruaril. Meie siin Rootsis saame seda teha vähemalt 2 korda, ka täna. Ükskõik millises maanurgas me asume. Me oleme kui ühe pere lapsed sel hetkel. Soovime rahulikku meelt, kordaminekuid ja muidugi austust ja armastust üksteise suhtes. Eestimaale aga edu ja jätkuvat vabadust. Süda, kui sa ruttu tõused, kuumalt rinnast tuksuma, kui su nime suhu võtan, püha Eesti isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maha. Sind ei unusta. Sinu rinnal olen hinganud, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa. Eestimaa mu tööd, mu laulu, sul neid tulin rääkima. Ei jõua iial öelda ma, kuis täidad südame. Sinu põue tahan heitama, kord viimse unele. Oleme väga tänulikud ka teile, kes te olete leidnud aega, et oma kodudest meie Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamist jälgida. Loodetavasti on järgmiseks aastaks olukord leevenenud ja saame jälle kõik päriselt kokku saada. Ett stort tack till alla er som har tagit er tiden att vara med oss och fira Estlands självständighetsdag. Och ni som har uppträtt idag, ett stort tack till er för att ni ville ställa upp, trots omständigheterna. Vi hoppas att denna hemska tid snart är över och att vi kan fira sådana här tillställningar tillsammans igen. Meie ENR
täname, et saime võimaluse avada ja öelda lõppsõna Eesti Vabariigi 103. aastapäeva virtuaalsel tähistamisel. Soovime kõikidele eestlastele siin Rootsis ja üle terve maailma tugevat tervist ja head Eesti Vabariigi aastapäeva. Kallid vanaemad ja vanaisad Eestis, igatseme teid väga. Suvel kindlasti näeme. Kohtumiseni, kallis Eesti! Vi i ENR är djupt tacksamma för att vi har fått den här möjligheten att inleda och säga några avslutande ord under denna väldigt speciella dag för många ester runt om i världen. Och till familj och vänner i Estland, vi längtar efter att få träffas igen och vi hoppas att det blir snart.